Külm on. Ma tahan soojale maale puhkama minna, aga mul on väga täpsed nõudmised. Ei tohi olla külm, ei tohi olla ka liiga palav. Peab olema täpselt paras. Ööpäeva keskmine temperatuur peab olema täpselt 25,3 kraadi. Mitte grammi rohkem ega vähem. Kuidas ma leian sellise puhkuse sihtkoha? Või siis kuidas ma leian aja, millal oleks õige minna kuskile puhkama, et saada selline temperatuur? Meil on siin mängus üks perioodiline funktsioon. Selle abil me võime saada oma küsimusele vastuse, aga kõigepealt on vaja selle funktsiooni abil ära lahendada üks võrrand. Nii et selles videos vaatame ühte näidet, mis meenutab trigonomeetrilise võrrandi lahendamist. Selleks, et saada aimu, mida trigonomeetrilise võrrandi lahendamine päris elus võiks tähendada. Esmalt on meil vaja ilmastikuandmeid. Täpsemalt andmeid selle kohta, kuidas muutub ööpäeva keskmine temperatuur, näiteks nädalate või kuude lõikes. No võtame näiteks Aruba saare. Aruba, Jamaica, I wanna take you. Võtame kliimaandmed ühe aasta kohta, teeme sellest omale graafiku. Nüüd paneme palju selliseid aastagraafikuid kõrvuti, näeme, et siit joonistub välja peaaegu täiuslik sinusoid. Natuke seda varieeruvust on ja kui meil oleksid iga aasta kohta eraldi andmed, oleks seda varieeruvust ilmselt natuke rohkem, aga ilmselt ikkagi tuleks sealt sinusoid. Ja ma võin kinnitada, et sama juhtuks peaaegu ükskõik mis maailma koha kohta, kui me võtaksime sealset ilmastikuandmed. Aga mis te arvate, miks see nii on, et siit selline perioodilise funktsiooni graafik välja joonistub? See on ju seepärast, et ilmastik on ise perioodiline nähtus. Aastaajad ju vahelduvad ja korduvad. Ja seda ju määrab omakorda maa tiirlemine ümber päikese, mis on ka oma olemuselt perioodiline. Aga kuidas ma nüüd selle teadmise abil leiaksin selle täpselt õige aja, millal mulle sobiks Arubat külastada? Sisuliselt on mul siin olemas ühe funktsiooni graafik. See funktsioon kirjeldab Aruba ööpäevase keskmise õhutemperatuuri muutumist ajas. Ma ei oska seda täpselt valemina kirjeldada, praegu polegi vaja, aga graafik on igatahes sarnane sinusfunktsiooni graafikule. Seetõttu me võime öelda, et sinusoid on siin nagu mudel, mis aitab meil seda nähtust kirjeldada. Mul on vaja leida kõik juhud, millal selle funktsiooni väärtuseks on 25,3 kraadi. Kui mul oleks olemas selle funktsiooni valem, võiksin koostada ja lahendada võrrandi. Ja selle lahendamine oleks väga sarnane trigonomeetrilise võrrandi lahendamisele. Aga mul praegu valemit ei ole. Mul on lihtsalt selle funktsiooni graafik, sealt ma võin käsitsi neid juhtumeid üles märkida. Mõte on siis selles, et funktsioon on selline üldistatud kuju. Funktsiooni argument võib alati muutuda ja seetõttu ka temast sõltuv muutuja muutub. Või lihtsamalt öeldes, kuna X muutub, siis ka Y muutub. Aga võrrandi puhul me läheneme asjale teistpidi. Me saame otsida mingit konkreetset olukorda, kus funktsioonil on kindel väärtus. Meie puhul 25,3. See tähendab, et seekord me oleme hoopis Y väärtuse paika pannud ja nüüd me selgitame välja, mis sellisel juhul X on. Aga nagu öeldud, kuna meil ei ole seda funktsiooni praegu valemi kujul, siis me ei saa seda võrrandit lahendada. Praegu on meil siin mõttekam lihtsalt graafikut uurida. Mida me näeme? Kus on 25,3 kraadi? Märtsikuus, alati märtsikuus. Ja kuna tegemist on perioodilise funktsiooniga, siis iga perioodi ehk aasta tagant kordub selline olukord. Ehk sellele Y-le vastavaid väärtusi tuleb muidugi palju. Iga aasta. Kõik need punktid siin vastavad siis tingimusele, et ööpäevane keskmine temperatuur oleks täpselt 25,3 kraadi. Ehk me võime üldistatult öelda, et ma võiksin Arubale minna märtsikuus. Siis on täpselt see temperatuur, mida ma otsisin. Muidugi päris elus oleks päris keeruline niimoodi matemaatiliselt oma puhkust planeerida. Pealegi ööpäeva keskmine temperatuur ei ütle meile lõppude lõpuks kuigi palju. Päeval on tõenäoliselt sellest natuke palavam ja öösel natuke jahedam. Mõni päev on soojem, mõni päev külmem, aga põhimõtteliselt on selline ülesanne, nagu me praegu läbi tegime, näide sellest, kus me elus perioodilisusega kokku puutume. Ja trigonomeetrilised funktsioonid ja võrrandid on sellist perioodilisust kõige lihtsamini kirjeldavad pudelid. Ehk siis trigonomeetrilised võrrandid aitavad meil perioodiliste nähtuste puhul leida kõik need juhtumid, kus funktsioonil on mingi kindel väärtus. Puhkus ongi luksus. Aga mõnedel elualadel, näiteks põllumajanduses, on ülioluline teada, millal ja kuidas temperatuurid muutuvad, mis taimi saab kasvatada. Või merenduses on vaja uurida, millal meri tõuseb, millal mõõnab, millal on veetase täpselt mingil kõrgusel ja nii edasi. Nii palju siis trigonomeetrilistest võrranditest. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!